sest nendel noortel on see saavutuse vajadus ka selles mõttes, et nad ju push ivad ennast kogu aeg, nad näitavad, eksponeerivad ennast. No vaata, mis möll sotsiaalmeedias ja Instagramis, TikTokis igal pool toimub. Aga ma ei tea. Tead küll, sa oled isegi Tinderis käinud. Ei ole. Oled küll. Ei ole. Meil oli esimene väike saatelõigukene ka siin ja me jäime, vaadake järgi seda, me rääkisime toidust, me rääkisime sellest, kuidas Peetri hommikud algavad, tema on laua peal kõhuli, mina rääkisin, kuidas mina alustan hommikuid, ma olen laua peal selili ja see oli väga põnev, me rääkisime üksikasjalikult, mis me teeme. Aga siis ma sain natuke sõimata, sest ma rääkisime ka kes on psühhiaater ja kes on psühholoog, on ju. No me kergelt puudutasime su kaasat, sellest me rohkem ei räägi siin, aga ta on, ja mina ütlesin, ta on psühhiaater, sa ütlesid psühholoog. Vastupidi, sa ütlesid psühholoog ja ma palandasin, et psühhiaater. Psühhiaater. Ja vaat siis mul jäi natuke käis nagu lõks ja ma ei saanud nagu hästi aru, et mis vahet seal on, et mõlemad ju natukene sügavad inimese aju, et aga mis vahe nendel on? Psühhiaater on meditsiiniharu, on psühhiaatria. Ehk siis on psühhiaatria haigla. Jah, psühholoogia haiglat ei ole olemas. Psühholoogi juurde minnakse kabinetti, psühhiaatria haiglasse minnakse nagu haiglasse. Jah, kuigi enne käiakse kabinetit läbi. Kuule, kas sina oled, kas sinul on kunagi seda probleemi olnud, et keegi peaks natukene sinu aju masseerima? Mul on olnud väga, tead, ilmselt sa tead ka seda, et on niimoodi, et vahepeal sul ei ole mitte midagi, mingeid asju ei ole ja siis äkki tuleb kõik korraga, erinevad asjad. Ja mul on olnud tõesti niimoodi, et on kõik kuhjuvad korraga hästi ja siis tõepoolest mul ühesõnaga, mul läks öö ja päev läksid sassi kõik niimoodi, ärkan üles öösel, mis ma nüüd teen, see tõlge, ei oota võid natuke, ühesõnaga pidi lihtsalt panema natukene kuidagi, paika asja. Ja siis oli tõesti, läksin natukeseks ajaks sinna psühhiaatria haiglasse? Jah. Ise vabatahtlikult? Jah. Ütlesid, palun võtke mind vastu? Jah, aga see on niisugune päris tuntud asi, see ei ole, sest ega seal ei ole mitte ainult niisugused, vaimuhaiged, seal on ka just selliste probleemidega. Kes ei saa mingil hetkel eluga hakkama? Jah, ei eluga ma hakkama saan, aga lihtsalt, tead, ja pea käib nagu vurgann otsas. Kui sul öö ja päev lähevad sassi ja oli vaja lihtsalt korraks. Aga mis siis tehakse? Kas siis räägitakse või antakse tabletti? Ei oli seal mingisugust, tead, seal on igasugused sellised. Või pandi külma duši alla? Ei. Elektrišokki? Ei. See on ikka lihtsalt niisugused tugevdavad asjad, elementaarsed vitamiinid, sul on rahurežiim niimoodi. Ja said ree peale tagasi? Ja muidu. Aga kaua sa olid seal? Ma ei mäleta, see oli üsna ammu ka. Sest miks ma seda kõiki uurin ja küsin, sest tänapäeval, nagu sa isegi tead ju, et ma ei tea, kui vana sina olid. Kui vana sina olid, kui see toimus? Umbes.
kuule, ma ei olnudki minu meelest, ma ei olnud 50. No see on noor mees. Ja. No, aga tänapäeval on ju see liikunud aina nooremate sekka. Ja. Et siin on 20-ndates inimesed on täiesti lost ja natukene omadega puntras, et ma mõtlen kogu aeg, et issand jumal, et kui mina noor veel olin ja kui sina noor veel olid, et kui erinev see kõik oli, et ma ei mäletaks, et ma oleks nagu, et ma ei oleks nagu, või ma oleks siis mõelnud kogu aeg, et no mis see elu mõte on ja miks ma siin ilmas üldse elan ja kas sellel kõigel on üldse mingit tähendust ja et tänapäeva noored nagu hästi palju ketravad sellist nagu, no nad on nagu ummikus omadega. Just mõni number tagasi, mis ta nimi nüüd oli? Nii. Ei, siin ei ole kirjas. Ka Korea päritolu üks saksa filosoof, näed, mul ei tule nimi ja mul ei tule see raamatu peale väga hästi kirjutab sellest probleemist ja soovitan väga lugeda. Hasso Krolli tõlgitud juba teine raamat sellelt Korea-saksa härralt. Tõesti väga huvitavalt seletab ja aga kas ta seletab just seda, et miks meil on seda ärevushäiret? Jah, et mis kuidas ta oli, see oli saavutusühiskond või et no, praegu on see saavutus on tohutu tähtsaks muutunud ja et ongi, et bakteritest said antibiootikumid jagu, siis viirushaigused, nendest saadaks ka jagu, aga praegu on just neurotõvede hoopis muu. No nendest saab ka tablettidega. Aga nendest saab ka tablettidega. Viraalne, vaid. Nendest saab ka tablettidega jagu, aga sa ütlesid hästi õieti, et see saavutusvajadus. Kas sina oled oma eluea jooksul kunagi tundnud, et ma pean midagi, ma pean keegi olema, ma pean olema, noh, ma võiks kuulus olla, ma või, andekas oled sa nagunii on ju, aga et mind nähtaks, et ma oleks, just nimelt see, ma oleks keegi. Et kõik tunneksid mind nimepidi, teaksid, kes ma olen. Sest nendel noortel on see saavutuse vajadus ka selles mõttes, et nad ju pushivad ennast kogu aeg, nad näitavad, eksponeerivad ennast. No vaata, mis möll sotsiaalmeedias ja Instagramis, TikTokis igal pool toimub. Aga ma ei tea. Tead küll, sa oled isegi Tinderis käinud. Ei ole. Oled küll. Ei ole. No vähemalt uurinud oled sa seda. Ei ole. Tinderis ei ole. Võib-olla oleks aeg. Aga ühesõnaga. Aga ei TikTokis ega... Instagramis ka ei ole? Ei ole. Facebookis on, jah. Teinekord on tarvis inimesi kätte saada. Just. Loogiline. Jah. Nii, aga räägi, kuidas sinu kuulsuse teeb? Me saame aru, et sa oled vürstide aadlike suguvõsas. See on juba ainuüksi tõstab su pjedestaalile. Aga kus see pauk käis, et Peeter Volkonski kuskilt tuli ja siis hakkas tegema ja kõik nägid ja kõik oli nagu suursugune? Ei, ma ei tea, see on kuidagi kogu, See on iseenesest tulnud? No jah, ega ma ei ole kuidagi niimoodi nimme nüüd trüginud, ei. Aga mulle juba see terve see meie lend oli ju niisugune 7 lend, see kuidagi,
seal oli Peterson, seal oli Peterson, Karusoo, Hendrik Kerge, Anne Paluväe, Kips, Kriuks. Nemad olid ka või, Kibuspuu ja Kriukov olid samal kursusel. Loomulikult, Sulev, Luik, noh. Te olite kõik ju staarid. Muidugi Pedajad, vaata, kes meil kõik on. Jah, nii et Hendrik oli Kerge kõige vanem, mina olen kõige noorem. Just. Nii, aga siis, kus sa siis edasi lendasid? Kus see propeller tuli? Propeller tähistab nüüd 45. tähtpäeva. Nii, kus see äkki siis sündis niimoodi? Piuh? Ei, see oli täiesti niimoodi, et 1980. aasta Tartu muusikapäevad. Nende Propa oli juba olemas, Propa oli tegelikult ju aastast... Propeller on siis Propa. 79 oli juba Propa olemas. Ja nad pidid ka olema Tartu muusikapäevadel. Ja siis, aga Alender oli sel ajal Nukuteatris. Näitleja. Jaa. Oota, ja ma inimestele ütlen, sest minu jaoks tuli see üllatusena, et Urmas Alender on olnud Propelleris enne sind. Tema oligi algusest peale, jah. Just. Ja siis juhtus niimoodi, et Alenderil pandi etendus, Nukuteatri etendus, just selleks ajaks, kui pidi olema Propelleri esinemine Tartus. Ja siis Propa poisid palusid, et tule, et ma pidin nagunii seal olema, seal musapäevadel. Et kurat, et tee Propaga ka ära. Ja mul on ainus tingimus, et vaatame, et kõigepealt ma teen hõimuga. Ma pidin hõimuga olema seal. Nii. Ja et siis võib Propaga pulli teha. Nii. Ja nii oligi. Ja siis oli niimoodi, et siis me jäime mõlemad Alentsiga. Aga te ei olnud ju kogu aeg koos, te olite siis vaheldumisi või? Ei olnud, koos oli ka. Koos ka? Okei, nii. Jah. Aga teil ei tulnud nagu mingiks selliseks rivaalitsemiseks? Absoluutselt mitte. Aga millal sa Alender sealt siis njuhti läks? Alend... Kuule. Sa sõita välja seal? Ei. Tal oli... Ega ei olnud see Propa lõppes ära lihtsalt. Ta oli vutimats. Tähendab, oli niimoodi. Et kas see, et ma täpselt ei tea, aga vist oli niimoodi, et kas mitte Ruja poisid palusid, et kuule ära selle, teeme ikka seda rujavärki ja mis sa selle propelleriga niimoodi. Aga see keelati nagu nii ära ju. No nii. Ja siis tuli see vutlimats ja legendaarne, jah. Ja Alentsi seal ei olnud. Sina olid? Mina olen, jah. Urmast ei olnud, aga mina ei teadnud, et ta ei ole sellepärast, et ta enam üldse ei tule. Mulle ta ei olnud öelnud seda. Ja ma ei tea, kas ta teistele Propa poistele ka öelnud, et ta enam üldse ei tule või ma ei tea, ma ei mäleta. Aga sa arvad, et sina arvasid järsku, et ta lihtsalt ei tulnud, et ta ei julgenud? Ei, mis tähendab ei julgenud? Mida ta katma pidi? No vangi pannakse. Vang, mille eest? Selle eest, et te selliseid... No kes see teadis, mis sest välja tuleb, sest vutimatsid? Sellest tuli revolutsioon. No kus meie teadsime?
mis tegite seal siis? Midagi ei teinud, meie ei teinud midagi, me tegime seda mis ikka. Aga miks noored kõik hulluks läksid? Sellepärast, et meil keelati lõpus mängimine. Ja siis läksid nagu, noored läksid marru, aga sinna tulid ju sellised noored, kes ei käi tavaliselt isegi jalkamatši. Miks need noored üldse sinna, kuidas nad sinna kogunesid? See oli ikka mingis... Tulidki propa pärast. No ma mõtlengi, just. Aga see oli ju... Aga me vaheajal mängisime ja ütlesime nii, et nüüd minge istuge tagasi, et mängime pärast matši veel ja siis öeldi, et korjake koli kokku. Ja minge minema ja üldse nagu keelustati see ansambel ära. Ei. Minul on küll sellised andmed. Ei ole need vale andmed. Pandi kinni, hävitati propelleri looming isegi. Ei. Mis olid salvestatud ja tehtud. Ei hävitatud. Ja publiku võimu esindajate vahel tekkis konflikt. Selle tulemusena keelati bändi esinemise sootuks ära ja eesotsas just Peeter Volkonskiga keelati ära ja esimest korda pärast keelu lõppu astuti taas algkoosseisus lavale alles aastal 1990. Nii, ja sellest peale seda hakkas Propeller siis edasi tegutsema, kuid kontserte on siiski andnud harva. Ja seda kõike räägib meile, tead kes? Tehis Aru. Jah, kes eksib väga sageli. Ai, nii ei olnud siis või? Teil ei lubatud esineda ju. See on ikka, jah, aga see ei ole täpne. Sest ametlikku keeldu ei olnud. Ametlikku, mitte ühtegi paberit selle kohta ei ole. Ja lihtsalt öeldi, mitte mulle, aga öeldi Propelleri poistele, et kui tahate edasi tegutseda, siis ilma Volgita. Niimoodi. Ja siis nad tegutsesid edasi ja tõesti tänu. Siin võib öelda tõesti kasutada väljendit tänu sellele keelamisele, et tehke ilma Volgita, sündis suurepärane džässrock ansambel Kaseke, mis oli tegelikult üks-ühele Propelleri koosseis ainult ilma instrumentaalansambel, pluss veel kappel, kes oli kapas juba klahvab olnud. Ühesõnaga, sina olid selline üks riigivastasuse õhutaja, kas sa kunagi vangi või ülekuulamisel oled ka sattunud? Aga kas ma siis jääb mulje, et ma niimoodi kontserdide ajal kutsusin rahvast üles, kutsusin üles kukutama Nõukogude võimu liiki pöörama. Ma ei teinud ju seda. Aga sa tegid omal salakavalal moel seda? Jah. Mille eest sa muidu presidendilt ordeni said? Miks sa arvad, miks sa said ordeni? Sellepärast, et ma vaata, mida see AI jälle ütles. Nii, Valgetähe 5. klassi teenete märgiga tema panuse eest Eesti kultuuri. No võt. Kukutamisest ei ole sõnagi. Jah. Kahju, siit oleks hea loo saanud. Kuule, sa oled ka, sind on pakutud, kus juures, kui tuli nüüd sellest presidendist juttu, sind on pakutud ka Eesti Vabariigi presidendiks. Kas oli tõsine jutt või naljajutt? Oleneb, kes pakkus. Et vaatame kohe, kes pakkus. Kandideerisid, oleksid võinud kandideerida siis presidendiks aastal 2016.
mis jutt? Vabaerakond esitas sind presidendikandidaadiks. Ei ole. Tegi sellise väikse nalja võib-olla. Huvitav, mina ei ole sellest kuulnud. Ahah, sellepärast, et nemad arvasid, Vabaerakond arvas, et sa oled ainuke inimene, kes on siis valmis rääkima teemadel, millest teised ei julge. No see võib olla ka linnalegend, vaata. Ei, see võis olla mingi niisugune, noh, see ei olnud ametlik. See võis olla lihtsalt mingisugune. Tegelikult tegelikult oli see, et iga kord, kui hakkavad toimuma presidendi valimised, siis hakatakse pakkuma, et kelle me võiks panna pukki. Ja siis sealt tuleb igasuguseid põnevaid asju. Noh, sealt tuleb, vahel esitatakse mõni muusik, on ju, vahel öeldakse mõne näitleja kohta, et tema võiks olla. No, Zelenski oli ka näitleja, on ju, vaata, sai presidendiks. No, mis me Zelenskist tegime? Reigan oli näitleja. Reigan oli, no see just, et ja või naljamees mõni Trump näiteks on ju, saab ka presidendiks. Trump naljamees. Või siis küünetehnik võib kandideerida presidendiks. On Itaalias on... Esimest korda kuulen, kui Trumpi kohta öeldakse naljamees. Ta on naljamees, mis ta on mul siis? Mul oli enda meelest päris hea aprilli nali see aasta. Kuulsid, Trump tegi hea nalja. Mis ta tegi? Aprill. No naljamees jutumärkides tegelikult, et aga selle ümber rahvas ikkagi rääkis ja arutati küll, ma tegelikult vaatasin vanadest artiklitest, et rahva käest ka küsiti, et kas Volkonski sobiks siis presidendiks ja siis keegi seal ütles, et mis mõttes, et ta on ju punkmuusik, räpane habemik, tõenäoliselt joob palju veini, selline ei saa olla ikkagi president. Ja siis ja rahvas ütles vastu, et mis mõttes, et kui meil on valida kas igav bürokraat või siis mees, kes võib, oskab laulda ja esineda, et oleks palju toredam ja on aus, ei karda välja öelda tõde. No mis sa arvad, kas ma ei tea, aasta oli siis, mul on 2016 on ju mitukümmend aastat tagasi, et isegi mitte mitukümmend aastat tagasi, 10 aastat tagasi. Pole 10-tki. Jah, pole 10-tki, et jah. Kuule, ja Trump on ka, kas ta oli 70 või? Mis oli? Trump on 78. Issand jumal! Issakene. Issakene tõesti. No muidugi võrreldes Mick Jaggeriga ta on poisike. Just. Siin me jõuamegi põneva teema juurde, selle peale ma mõtlesin ka, ma just vaatasin neid Mick Jaggerit ja kes meil siin need tegijad on, rockstarid, kuri vaim küll, et kus tuleb see, et sa lähed ju ka nüüd propaga esinema, veel mitu kontserti ja värgi, kus kohas see nagu, kus see energia või mis asi see sütitab või mis sealt seest tuleb, kus see tuli tuleb? Sealt, kus ta kogu aeg on tulnud. Tagumikus. Nii kaua, kui ta on, ega ta... Vaat kui ära kustub, vaat siis ongi. Aga näe, Ossi ka. Jah. Savat, eks ta koperdab veel hullemini kui mina, ta on ikka nii ära lõinud, ta on ka igast asju oma kehast läbi lastud, mida midagi ei ole kunagi teinud. Sa ei ole kunagi lasknud mingit narkootikumit? Ei, mitte. Ainult joonud? Jah, napsut on ta küll, ja mis see on siis? Ei, see on täitsa normaalne. Ja nüüd ta teeb oma selle lahkumiskontserdi viimase, mis ta on, 70, nad on ju kõik vanemad kui mina, minu lapsepõlv olid ju nemad ju kõik. Ma arvan, et Ossi võib olla... Ta on 76 mõnest.
võib-olla 76 on. Kindel või? Ja. Ma guugeldan. Sa juba guugeldasid? Ja. Ei, mul tuleb meeld. Ma just nägin ta mingit pilti, kus oli see tema... Oli 76 ja siis hakkas minema niimoodi kuni lapseni põlveni välja tema foto. Okei, ma panen endale kirja, ma ei hakka guugeldamas. Okei, selge. Aga siin me esimeses videos ka võib-olla natukene rääkisime, kes vaatab järgi, et ma praegu küsisin, et kus see sisemine põlemine või see power või see jõud ja see tahtmine tuleb. Sa väga ilusasti ütlesid, et muidu võiks ju lihtsalt ära surra, aga esimeses videos meil olid ka konkreetsed nipid, kuidas tegelikult, ma sain sealt väga palju teada, et üks on kindlasti see, et tuleb paastu pidada korralikult ja seal oli veel mingid põnevaid asju, et vaadake esimest videot, me hakka ümber jutustama neid asju. Aga räägi sinu kohta, kui me nüüd legendidest räägime, mis sinu kohta liiguvad, siis et kas see vastab tõele, et sa oled käinud koolides ka nagu õpetamas nagu mingid näitemänge või mingid selliseid asju ei ole? Ei, ma olen üle 20 aasta juba, kui saab juba vist vaata, et 25 aastat Viljandis, Kultuuriakadeemias loengut on mul pidanud. Ja siiamaale eile just oli loeng. No millest sa räägid seal noortel? On võrdlev kultuurilugu muusikas. Ahaa. Ja. Võrdlev kultuurilugu muusikas. Ja. Kurat, ma ei saa aru. Jah, sellega oli niimoodi, et see 25 aastat tagasi, kui mind kutsuti, et rääkima maailma muusikast, maailma rahvate muusikast. Ja ma ütlesin hea meelega, aga et kuulge, et aga ma ei räägi mitte ainult muusikast, vaid üldse nendest rahvastest ja nende kultuurist ja loen õpilastel nende muinasjutte ja räägin nende uskumustest ja üldse niimoodi ja seda teen ma kõike niimoodi muusika toel niimoodi, läbi muusika. Ja siis ma mõtlesin sellise nimetuse välja, et võrdleb kultuurilugu muusikas. Ja see on jäänud siiamaale 25 aastat ja see on nüüd vastus nendele inimestele, kes küsisid, et esimeses pooles ka puudutasime, mida Peeter Volkonski teeb igapäevaselt. Eile näiteks esmaspäeviti on mul need loengud seal Viljandi Kultuuriakadeemias. Nii. No see võtab juba suure tüki päevast ära. Minna sinna. See on terve päev, jah. See on terve päev, see on esmaspäev, nii, väga hea. Esmaspäev oled sa seal, nii. Siis, kui ma sealt tulen, siis lähen mälumängu. Kuhu mälumängu? Mälumängu veinibaari Vein ja Vine Tartu. Oi, seda kohta ma tean hästi, Vein ja Vines on... Seal on esmaspäeviti meil mälumängu. Ja praegu on ju niimoodi, et see ei ole ju kohvik, kus ei ole mälumängu õhtul. Õige. Just. Aga see on väga tore. Meil on tore, seltskond nii välja kujunenud ja meil on selles suhtes, meil on huvitav see tähendab mitte ainult see meie kamp, vaid üldse see, kes üldse käib. Et meil on see süsteem, et mitte ei ole üks inimene, kes pidevalt neid küsimusi teeb või üks seltskond. Meil on niimoodi, et iga meeskond, iga kord teeb üks meeskond. Täna on nende mäng, täna on meie mäng, täna on jälle nende küsimused ja see on vaheldus ja kõik on erinevad ja nii, see on, selle nahka läheb juba esmaspäev. Nii, siis mis hakkab teisipäeval juhtuma? Aga ülejäänud päevad on kõik nii, et on
kuidas kunagi. Nagu jumal juhatab. No mis parajasti käsil on. Sest et momendil mul proove ei ole, aga juuli lõpus tuleb mul välja lavastus ja millal need proovid täpselt hakkavad, seda ma ei tea veel täpselt, ma ei tea. Aga no niimoodi, et 25 juuli ja selle etenduse nimi on, ma pean enne sisse hingama. No. Etenduse pealkiri on Stseenid ühest abielust Ingmar Bergmani tekstile ja ühest spordivõistlusest John Cage'i muusikale. Ja toimub Tartus ülikooli staadionil. Selline suurejooneline etendus. Ja. Juba kõlab nagu sellise wow. Oota, aga mis sa seal teed? Oled sa seal lavastaja rollides mingit kaasa ei tee? Ei. Miks? Ma ei tee kunagi oma lavastajat. Ma olen näinud sind ju laval. Oma lavastajat. Kas sa sellega ei teinud selle Onu Bellaga? Kas see ei olnud sinu lavastus? See, no, mis lavastus? See oli stand-up vestlusõhtu. Me ei olnud stand-up, see oli sit-down. Mis asi see sit-down oli õige? Jah. See tuli meelde. No võt, näe. See oli üks igavesti maru etendus. Seda ma käisin vaatamas, südamest naersin ja väga-väga tore oli. Tõesti, väga-väga tore oli. No kas see on sinu selline looming? Ei, mis me... Kahekesi? Jah, sa käisid veel Esikal seal laagris. Jaa, laagris käisin. Ühes autopoes, auto suures poes oli etendus ja siis... Renault. Tubli ja Bella jooksis ringi, siis... Ma panen pildi juurde. Selle eest ma sain ta käest sugeda pärast. Ta keskis need pildid galeriist ära võtta. Tal oli üks hästi huvitav trikoo seljas. Kannikad olid paljad ja siin ees oli ainult 2 riba. Jah, strippi tegi. Jah, strippi tegi natukene selle. See oli hästi... Lõpus. Ja, aga sina olid hästi rahulikult, istusid tugitoolis ja strippi ei teinud. Kas sa oled midagi sellist nurjatut ka oma elu jooksul teinud? Kindlasti. No aga tuleta midagi nurjatut meelde. No sellist kohe sellist pahandust. Et kas sul mingit asja tees on kunagi ka punapalgele tõusnud? Praegu ma natuke nägin, su põsed oleksid roosaks, kui sa mõtlesid selle peale. Kas sa oled pahandust teinud? Ei no pahandust, kõik on pahandust teinud. Aga niimoodi, et on kohe piinlik. Nii. Eile loengus. Nii. Ma ei mäleta, mis asi see oli. No. Ma rääkisin Aafrikast ja Aafrika mõtlemine. Midagi oli, ma tõin võrdluse, nii et vaadake, et see on samamoodi, kui öeldakse, vaata, et sa ei pane keelt vastu külma raunda. Ja kui keegi mulle ütleb nüüd teie hulgast, et ta ei ole pannud, ma ei udu, kõik on pannud. Absoluutselt, kõik inimesed, see on küll hea point. Kõik inimesed on selle triki ära proovinud, sest sa enne ei usu. Ja no ma
ma kiideti. jah, ma tean seda. Sest kui mäletan, praegu tuli täielik déjà vu, tuli lapsepõlve ja ei uskunud, kui isegi võib-olla vanaema ütles. Ja vaata siis just proovisid. Jah. Aga sina tundud ka just selline vigurvänt, et kui midagi ära keelatakse või midagi öeldakse, et ei ole õigesti, siis kas sa oled natuke selline vastuvoolu ujuja ka? Ei. Ei, see on hoopis teine asi, et minu vastuvoolud on tingitud mitte sellest, et nimme keelu vastu, vaid sellest, et kui ma olen tundnud, et midagi on vale ja ma olen teinud õigesti. Need on täiesti erinevad asjad. Aga nimme midagi. Kui on mingisugune, tegelikult ma olen üsna seadust kuulekas. Selles mõttes, et kui on, ma saan aru, et seadus on tadus. Ja kui seadused on rumalad vahel, see ei osa. Siis. Aga see ei ole nimme, vaid need on erinevad asjad. Kui oleks nimme, siis ma rikuksin kõiki seadused. No punase tule ajal ikka lähed üle tee, kui ühtegi autot ei ole. Natuke kiirust ületad ikka, kui... Ja nii edasi ja nii edasi. No jah. Napsusena oled roolis olnud? Ei. Kindel? Jah. See on endale antud sõna. Ja see on täiesti null tolerants, ei mingisugust ühte õlut või 25 grammi või null. Väga ammu antud. Aga napsulembeline sa ju oled olnud, on ju? On sul sellest ka kunagi probleemi tulnud? Tead, see lembelisus, vaatas, ma ei ütleks, et ma olin nüüd rohkem kui mingisugune niimoodi teised ümbertingi omal ajal. Aga vaata, mõni inimene lihtsalt, kes on lihtsalt on silma torkav ja tähelepanu on. Piisab sellest, kui seda nähakse üks kord, nagu näiteks üks daam, kes nägi mind, käis mul külas üks kord. Ja nägi sind joogisena. Siis sa olid purjus, tuli meelde, aga sa olid täiesti adekvaatne purjus. Ega sa ei olnud niimoodi, et sa oleks kustunud. Seda ma ei mäletanud, et sa purjus olid. Aga et sa seal kustunud oleks olnud, seda ei olnud. Ei olnud, jah. Et sa oled soliidne joodik. Ma isegi ei ütleks, et see joodik. Muidu, tead, mulle meeldib purjus olla. Ja kui küsitakse, kas siis Kaine ei meeldivad, meeldib muidugi. Aga mulle meeldib purjus ka olla vahetevahel.
mul lihtsalt meeldib, mul meeldib nii kaine olla, kui meeldib vahetevahel purjus olla. Aga kuna ma nüüd praegu on, tõesti olen kohe, no ma olen praktiliselt iga päev roolis, no kogu aeg niimoodi. Ja lisaks need koolitunnid, eks ole. Sa ei saa sinna minna. Ei, muidu. Ja siis igasugust esinemised, praegu juba on niimoodi, et tead aastid, värgid, sa paned, millal sa sinna aasti juurde saad, seda kalendris kirjas, niimoodi, nii seda ei saa jälle vahele jätta. Ja enne seda ei saa juua ka? Ei, no ongi, eks ole, Nii, toodi toidud. Ja panen korra siia poole. Selge, väga hea. Aitäh. Ei hakka kohe sööma, me kohe lõpetame intervjuu ära ka. No nii et mul need napsu, kui ma saan endale lubada väikse napsu, need vahed on veninud üha pikemaks ja pikemaks, et paar korda aastas võib-olla, isegi üks kord on, pole aega, ei saa. Pole aega juua. Ei ole, jah. Vaata, enam ei ole ka niimoodi, et magad välja ja lähed, lähed. Ei tööta enam ümber nii hästi organism. Kui sellest aru saad, see on kõik kada. Oota, kas sa tahad öelda, et vananedes lähevad, pohmellid lähevad nagu keerulisem, raskemaks siis või? Organism ei jaksa enam läbi töötada seda, jah. Nii et sa ei ole hommikul enam niimoodi. Noorena olid magasid välja ja läksid hommiku proovi ja ei olnud midagi, tegid ette, hüppasid. Lihtsalt, kuule, mis seal imestada. Aga sa oled nii palju ikkagi juba, arvan, et sul on see limiit ka täis. Võib-olla, ma ei tea su nooruspõlvest tegelikult midagi, kas sa oled selline korralik, jälle ma kasutan seda sõna joodik, ma ei kasuta seda halvas mõttes. Joodikud oleme me kõik, ma joon vett ka, ma olen joodik, on ju. Aga kas sa olid nagu kohe tugev nagu napsuvend? Ma ju räägin, et tol ajal ja... Kõik jäid? Jah, seal läksid kukusse ja seal oli ju igavist tore oli ja... Aga laval oled sa ka kunagi joogisena läinud või? Kindlasti oled. Tol ajal läksid kõik lavale? Ei. See oli on just paar korda niimoodi eksitusega. Mis mõttes eksitusega? No, ajasin... Päevad sassi või? Päevad sassi, jah. Et sa ei teadnud, et sul on etendus juba hakkasid jooma? Ja mingi nii tuli, täpselt mäletan, tuli tuttav läks Inglismaale tööle ja tuli minust läbi ette teatamata. Kuule, et ma olen Inglismaale tööle, näed, hüvasti jätma viskiga ja nii. Hüvasti jätu viski, nii tore. Ja mul polnud meeles ja siis naine tuli koju töölt ja et mis sa teed siin? Joon. Ja ma näed, et tuli hüvasti jätma, jätan hüvasti, et läheb see peale Inglismaale. Kus on etendus? Mis etendus? See etendus. Täna. Ma olin ühesõnaga ma... Kalendrist olid valesti vaadanud? Olin valesti vaadanud, jah. Ja läksid täis peaga lavale? Pärast noorem publik ei saanud tasu, jah. Aga kukkus hästi välja? No... Või väga mitte? Ei, ma ise olin nii ehmatanud. Tead, sa ehmatasid kaineks ennast? Ei, seal
pärast ma veel Heta Elviste käest helistasin talle, ma järgmine päev vabandasin ja aga see ja, et mul oli kiire kostüümivahetus oli ja kohe üsna alguses ja vahetan kostüümi ära, lähen ja sinna Heta juurde laval, eks Heta ütles, et tervist. Ja no meil on üks dialoog hakkab ja Heta küll, tervist. Mis teie nimi on? Ja perse. Mul ei tule nimi meelde. Mul ei tule mitu nimi on. Perse. Ja siis ma ütlesin, mu nimi on nimi. Ütlesidki nii või? Jah. See Herta tegi. Heta ütles, ma tunnen teid küll, te olete tegelikult see. Ja ütles nime. Ja. Ma olin detektiiv, nii et see oli kõik publik naeris. Ja te jätsitegi hiljem selle sisse, ma arvan, sest see oli tore, et sa ei sul teadnud oma nime. Ei, et detektiiv, see Marja. Ja. Ühesõnaga, mida ma veel tahan lõpetuseks küsida? Kas sa surma kardad? Ootan huviga. Sest ma olen kuskilt jällegi, järsku see on jälle linnalegend, et surma kohta on sinu puhul küsitud ja siis sa nagu oled maininud, et sa lavastad oma matused ise. Võib see olla tõsi? Ei lavasta. Aga võiksid ju. Kas sa ei tahaks, et see oleks su viimane lavastus? Mõtled siin. Aga millised su matused võiks välja näha? Kas sa lased ennast tuhastada või lased kirstu panna ennast või lased ennast ära mumifitseerida? Nagu siin mõni vend. Ei, ikka kirstu, jah. Kirstu? Jah. Kurat, sa oled õigeusklik, on ju? Jah. Seal tuhastamine ei tule kirjagi. Jah. Lase ikka ära tuhastada, see palju moodsam. on mis sa seal külmetad seal mulla all? See oleks siis see õige tuhastamine, oleks õige põletamine. Mis see õige on, nagu Indias, et pannakse? No muidugi kõik see... Puuriit ja... Ja. No aga me võime selle korraldada. Aga see, mis... Sa võid ju oma viimase soovi panna kirja. Küllap see ära tehakse, sest muidu kardetakse, et sa tuled kummita. Meil on teised traditsioonid. Noh, see... Ärme sellest räägi. Sinna on aega veel ütlema. Jaa. Aitäh, et sa tulid, et sa viitsisid Tartust kohale tulla. Suur respekt selle eest. Kõige nii propakontserdile ja siis sinna etendusele. Etendus on väga põnev. Seal oli nii keeruline pealkiri, et mul ei jäänud see isegi meelde mitte. Aga selle vaadake kirige tagasi, see oli väga põnev. Oota, aga kui suurejooneline see tuleb, kui te olete staadionil, kas seal on, mis seal toimuma hakkab? Natukene võid ju ust praotada. Stseenid. Nii. Noh, nagu kõik on öeldud. Stseenid ühest abielust ja ühest spordivõitlusest. Kuna on spordivõitlus, siis on staadion. Selge. Hästi, kõlab väga põnevalt. Ja kordan veel siis üle, et nüüd on siis, ongi, tulete publiku ette siis Propelleriga 9. mail Tartu Uues teatris ja 11. mail Tallinnas Salme kultuurikeskuses. See võib ka päris vägev olla. Ma juba kujutan ette, millised sulelised ja karvalised sinna kokku kõik. Patsidega. Ma praegu juba tõusid külmavärinad. Et mis sa ise arvad, kui palju on neid Propelleri fänne veel?
kuule, 4 põlvkonda. Noh, happy you, lucky you. Ja. Aitäh ja palju õnne.